võrdhaarses kolmnurgas. Olgu, no ma teen talle selle võrdhaarse. Mille alus on AB. AB. Võrdhaarses kolmnurgas ABC alusega AB on tõmmatud nurgapoolitaja AD. Ehk siis see nurk on täpselt nurga keskelt, nurgapoolitaja läheb siia. Punkti D. Ja nurgapoolitaja teeb mida? Mida nurgapoolitaja teeb? Nurgapoolitaja poolitab nurga. Ehk siis siin on kaks võrdset nurkade paari. Ja mida tekst meile veel ütleb? Nurk ADB on 6 korda suurem kui nurk BAD. Seal on mingi tühik selle B ja A vahel, mis see peaks seal olema. Väga bad. 6 korda suurem, ehk siis vaatame, et see üks nurk siin on siis näiteks alfa, siin on ka alfa. Järelikult see nurk siin on 6 alfat, sest tekst ütleb, et ta on 6 korda suurem alfast. Leia nurga ACB suurus, ehk siis meie käest tahetakse hoopis midagi muud. Kus kohas see nurk ACB asub meie joonisel? Jah, ACB moodustab siuke nurk siia. Kutsun selle nurga siis näiteks beetaks. Oletame, et me otsime beetat. Ja kuidas me selleni siis jõuame? Jah. Jah. Mida? No tähendab ei, siin on ikka nagu, sa võid pakkuda, aga kuidas sa kontrollid enda pakkumist? Ei päde. Ma ütlen veel vihjana nii palju ette ära, et missuguse kolmnurgaga tegemist on? Noh, võrdhaarsiga, ehk siis, mida me veel teame? Mida? Selle B nurga sest vaat ADB see kolmnurk, kaks nurka olemas, sa pead lihtsalt ühe reeglit leidma. Siis saad nagu A ja siis on terve. See on A ja B. Kaks alfa. A ja B. Kaks alfa. Jah, 2 alfat, täpselt nii. Siin kogu see nurk ja see nurk, nad on võrdsed, sest tegemist on võrdhaarse kolmnurgaga. Seega see nurk, me saame öelda, et see on 2 alfat, nii nagu meil siin juba on 2 alfat. Seega, olgu, ja rohkem meil nagu hetkel ei ole teada. Kuidas me saame midagi teada? Missuguseid reegleid me kolmnurkade juures teame? Kolmnurga siis nurkade juures. Ja, ehk siis me teame seda reeglit, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi. Ehk siis hetkel Martin ütles, et alfa pluss 6 alfat, kui ütlesid vist seda, pluss 2 alfat tuleb siit. Ehk siis Martin rääkis sellest kolmnurgast siin. See võrdub siin 180 kraadiga. Mitu alfat siin kokku on? Siin on kokku 9 alfat. Ja see võrdub 180 kraadiga, jätkuvalt jagame 9 ära, saame, et alfa väärtus on 20, nagu Adrian juba võidurõõmsalt ütles. Seega meil on juba päris hea asi teada. Meil on teada, et alfa on 20 kraadi, nagu see on juba päris hea. See on väga konkreetne number, aga kuidas me beeta teada saame?
see on uus alfa, see teise nurga. selle siin või? jah, see uus alfa on siis 120 kraadi. ja siin on siis 120 kraadi, jah. mis on siis 180 miinus. ja selle nurga saamiseks me teeme siis tehte 180 kraadi miinus 120 kraadi ja saame 60 kraadi. ta on sirge joon siin ja sirge joon on tehniliselt nagu nurk, mille nurk on 180 kraadi. 60 kraadi on siis seal. ja no vaatame, kas beeta tuleb 60 kraadi. kuidas sa beeta saad? 100 kraadi. aga kuidas? 20 kraadi pluss 60 kraadi. ja siin on ka 20 kraadi. no hetkel jälle sama reegel on ju, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi ehk siis beeta pluss 20 kraadi pluss 60 kraadi võrdub 180 kraadi ja siis beeta võrdub tõesti 180 kraadi miinus 80 kraadi ehk siis 100 kraadi ja vastus on käes. Beeta on 100. ma olen selles ajalises planeerimises ikka professionaal.